Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Tere kossusõbrad! Mängumeestel on rõõm teiega taas kohtuda, kui oleme tagasi korvpallisaate lainel. Mis mees on Tallinna Kalevi 24-aastane liidermängija Karl-Johan Lips ja milline näeb välja tema mängupäev? Tänases saatesarja 3. episoodis saavad vastuse kõik need küsimused. Kalev. 4 guys here with the ball, 4 guys there. Tallinna Kalevi meeskonna ääremängija Karl-Johan Lips on korvpalli meistriliigas pallimas oma 7. hooaega, mille jooksul on kuulunud 4 erineva kõrgliiga klubi ridadesse. Floaterit peab julgemalt kaarele. Pärast 11. klassi ma tulin Audentsest ära, siis oli vaja mingisugust väljundit. Ma teadsin, et Rapla on nagu selline meeskond, kes sellel hetkel oli siis just nagu treenimise poole pealt Eesti klubides nii-öelda nagu võib-olla kõige kõrgemalt, ma teadsin, et sa saab kõvasti trenni teha. Kuusmaalt ma sain rohkem nii-öelda niisugust vaimset tugevust, aga nende mänguoskuste poole pealt oli nagu see jube suur asi mulle, et Toomas Annuk seal oli. Et Toomas Annuk oli niisugune väga töökas abitreener, et kui ma ütlesin talle, et kas sa viitsid mulle individuaaltrenni teha, ta oli kohe nõus tegema. Ma olin seal Raplas ikkagi nagu selle 3. aasta poole peal, siis kui ma selle otsuse tegin ära minna, ma olin nagu vaimselt juba kurnatud ja ma arvan, et ma olin vaimselt isegi võib-olla halvas seisus. Sellepärast, et ma olingi jubedalt treeninud, ma juba tundsin, et ma olen sellel tasemel, et ma võiksin nii-öelda mingit suuremas rollis olla meeskonnas. Aga olin ikkagi niisugune prügiminutite mängija, et kui isegi anti nagu võimalus nii-öelda mängus, kus oli nagu võit õhus, siis oli see, et kui ma nagu ühe vea tegin, siis võeti kohe pingile ja see nagu lõpuks vaimselt nagu ma kaotsin nagu enesekindluse ära sellest mingil määral ja ma nägin, et Tarvas oli seal nii-öelda liigatabeli lõpus, ma teadsin, et neil olid rahalised probleemid. Ma nägin, et ma seal kindlasti saaks nagu mänguaega ja ma tundsin, et see oli just see valik, et minna ja näidata, et ma suudan mängida sellel tasemel. Ja Andres Sõber oli treener, eks ta on ka väga palju saanud nii-öelda kriitikat siin nii-öelda korvpalli üldsusest, aga sellel hetkel ma ütleks, et see oli nagu täpselt see, mida ma vajasin, et tema nagu andis mulle selle enesekindluse tagasi, et võib-olla hea lugu, mis rääkida on, et ma olin seal paar päeva treeninud ja siis meil oli järgmine päev mäng ja istusin peale trenni ja siis Andres tuli istus kõrvale, küsis, et Karla, et mis tunne sul on mängule minnes? Ma ütlesin, et ma ei tea, et vaatame, mis siis homme saab ja siis ta ütles, et sa oled tark vend, et küll sa näed, või küll sa aru saad, et sa pead palju asju siin tegema, et sa pead punkte viskama, sa pead lauda võtma ja sa pead söötu andma. Ära liiga palju ka söötu anna, sest ega meil väga head vennad siin satsis ei ole, et sa pead olema meil nagu Russell Westbrook NBA-s. 2 balls. Mario, sa näed siis viskad kõrval. Pärnu hooaeg oli selline, et see roll sellel hetkel selles satsis mulle nagu ei sobinud selles mõttes, et mul ei olnud sellel hetkel vise
piisavalt stabiilsel tasemel, et mind kasutada sellise mängijana, kes siis noolibki seal 3 joone taga viset ja kui palli saab, siis paneb. Aga selle koosseisuga, mis meil see aasta oli, ma arvan, et oligi Rannula sunnitud panema mind sellisesse rolli ja ma lihtsalt selles rollis ei tulnud nagu piisavalt hästi toime. Et ma arvan, et sellepärast see jäi ka nii lühikeseks. Kindlasti kõige eredam on see üle-eelmise aasta hõbe Tallinna Kaleviga. Et just sellepärast ka, et nii-öelda pärast seda Pärnu hooaega mul ei olnud suvel alguses, mul ei olnud ühtegi pakkumist, mitte ükski klubi mind ei tahtnud. Ja ma juba augustikuus ma mõtlesingi, et okei, et ei tundnud siis selle Kossuga välja, et lähen tööle ja hakkan esiliigat mängima. Ja selle hooaja lõpuks nagu ma olin üks põhimängijatest võistkonnast, kes jõudis hõbemedalini. Et see oli niisugune nagu väga mõnus turnaround. Treenerite ja mängijate seas on Karl-Juhan hinnatud meeskonnakaaslane, kes pakatab energiast ja positiivsusest ning ka palliplatsil on tegu edasipüüdliku ja sihikindla mängumehega. Karl-Juhan Lips on väga hea meeskonnakaaslane, väga edasipüüdlik, väga emotsionaalne, siuke hakkaja mees. Ei, ta on rõõmsameelne ja ma arvan, meeskonnakaaslased väga peavad lugudest, et nad suhtleb kõigiga ja väga-väga positiivne kuju. Et ma arvan, iga treener tahaks sellist meest omale satsi. Ta on tegelenud palju oma viskaga, ta praegu on pigem viskaja selle hooaja protsentide põhjal. Võib-olla selle tõttu on mingitel momentidel ära ununenud need läbimurded, võitleja lauas, pigem võistkonnamängija, tahab võistkonda kaasa tuua. No ta on näinud vaeva, ütleme suvel ka, ta käib, helistab, ütleb, tule, lähme viskama, lähme teeme mingit trille, et ta tugevused on, hetkel on tal vise on jõudnud punkti, kus tal ikka vabalt paneb nagu ära. Et see ei tohi nüüd jääda ta ei tohi saada ainult viskajaks, et ikka läbiminek, väike low post, et tal on nipet-näpet arenemisruumi igal pool, aga ta suudab nendes kõikides positsioonides nagu mängida. Eks ta näeb enda kallal vaeva ja ka suviti on töös nii-öelda, et ei lase niisama siin kõhul kasvada. Ta on võitleja, ta üritab teha meeskonda paremaks, et ma arvan, et tal on natukene pikkusest puudu, aga tuleb jällegi kasutada tema plusse, kuna ta suudab mängida mitmeid positsioone. Võib-olla natukene tehnilisemalt oleks vaja paremaks saada, et nüüd päris seal mängujuht olla, aga iseenesest kaitses ja rünnakul tänapäeva korvpall, nagu ta on, hästi füüsiline, peab jõudma joosta ja need omadused on tal olemas. Mängupäevadel üritab 24-aastane korvpallur end rutiini rüppes hoida, hoolitsedes, et toidulaud oleks sportlasele kohane ning vaim pidupäevaks värske. Just see, et nii-öelda rutiin, et ärkad samal ajal, mis iga päev, eks ju, ja hommikul natuke liigutad, et teeb siukseks erksamaks. Et minu jaoks nagu see tundub nagu kõige õigem rutiin, et tihti paljud mängijad, eks ju, mõtlevad, teevad mängupäeval mingeid erilisi asju, seda õpetas mulle veteran Kaido Saks, et tegelikult su organism ju on nii-öelda harjunud rutiinis, kui sa sportlane oled, et täpselt samamoodi on su organism valmis õhtusteks, trennideks kui ka mängudeks, et ega seal nagu suurt vahe ei ole, et kõige tähtsam ongi see rutiin, et keha ja vaim oleks nii-öelda valmis. Mängupäeval võib-olla on niisugune muu sama, aga võib-olla süsivesikuid natuke rohkem, et kui mängid ikkagi 30-35 minti, et siis on tähtis, et sul see energia jääks seal mängu lõpus ka veel alles, et sul oleks nii-öelda neid aineid, mille najal nii-öelda mängida ja neid asju väljakul teha, mida on vaja teha. Et mulle meeldib alati niisugune paar tundi enne mängupäeva teha kohvi kindlasti. Et mulle meeldib kohvi. Kui ma noorem olin, siis ma panin enne mängu korraliku suure Red Bulli ka alla,
nii-öelda vanusega on tulnud see arusaam, et ikkagi seda ei ole vaja, et see pigem nii-öelda pärsib seda sooritust, kui et annab midagi juurde. Ja teine asi veel kindlasti see, et mis mulle meeldib teha, et kui võistkonna meeting on siis 45 minti enne mängu, siis mulle meeldib minna riietusruumi siuke 50-55 minutit enne mängu ja ma ei tea, kas seda nüüd mediteerimiseks nimetada, aga siukene panna korra silmad kinni ja mõelda peas läbi kõik asjad, mida siis treener nõuab sellel mängupäeval ja samuti ka nii-öelda individuaalsed asjad, et kelle vastu sa mängid, mida ma täna mängus nii-öelda tean, et mida ma saan kasutada ja mida ma võib-olla selles mängus ei saa kasutada. Seni pole Lips veel välismaale profikorvpalluri elu kogema pääsenud, kuid uisapäisa ta seda teed ette võtta ei plaani. Pakkumisi on olnud erinevatest madalamatest liigadest, kuid nagu öeldakse, iga asi omal ajal. Mul on olnud ka pakkumisi, aga ma olen nagu selles mõttes päris nagu valiv nende suhtes olnud, et mul ei ole nagu seda mentaliteeti olnud, et nüüd kohe, kui mingi üks võimalus tuleb, et siis kohe minna. Et ma tunnen, et mul ei ole nagu olnud sellist varianti, et see oleks nagu selge samm edasi. Et ma saan aru, et tal on neid olnud ka, eks, aga need ei ole teda rahuldanud. Aga ma arvan, et ta ise tahab ja ma arvan, et võiks selle otsuse teha, kui on hea pakkumine. Aga tähtis on leida selline õige koht, kus ta saaks siis edasi areneda ja selline treeneri juurde, kes teda usaldaks. Et ma arvan, et tal neid väljavaateid, neid võimalusi tekib juurde kindlasti. Siin omavahel Eestis nii-öelda toksides nii-öelda tegelikult sa ei tea, kus su lagi on. Üks kvaliteetne pakkumine on mul olnud, mis oli siis pärast seda Tarva hooaega, kus meil tegelikult võistkond ei olnud kõige tugevam, aga ma sain ka statistika oli päris okei. Ja mul oli Poola liigast oli pakkumine ja seal raha oli suurem kui Eestis ja see oleks olnud nagu mitmeaastane diil. Ja ma arvan, et ükskõik mis teise hooaja järel ma oleks sinna läinud, aga sellel hetkel mul point oli see, et ma teadsin, ma olin 2,5 aastat Raplas istunud ja see pool aastat Tarvas ma sain mängida. Ma olin nagu nii eufoorias sellest, et ma sain iga mäng 30 minutit mängida ja mul oli nii hea tunne sellest, et ma nägin, et nii-öelda seal Poola meeskonnaga rääkides ka, et nad nägid mind rohkem nagu siukse projektina, et esimene aasta olen ka pigem siukene nii-öelda trennikeha, et pärast seda on siin iga aasta olnud siuksed Hispaania 3. liiga, Itaalia 3. liiga, siuksed 3. liigad ja siis mingisugust, ma ei tea, ka siuksed sarnased võib-olla Slovakkia kõrgliiga, Tšehhi siuksed, et mis ma ei näe, et oleks nagu Eestist selge samm edasi. Kui mul tuleks niisugune Hispaania esiliiga või Prantsusmaa esiliiga, ükskõik nii-öelda tugevama riigi esiliiga, siis ma kindlasti kasutaks seda võimalust. Kalle Klandorfi Palgasõduri 3. osa, see on siis praegu lugemisel, 1., 2. on läbi loetud. Et need raamatud on siin majas nagu piibel, et neid raamatuid soovitan kõigile. Et võtke ühendust, et saan võib-olla suurelt mehelt Kallelt allkirja autogrammi isegi raamatule. 8 times, good morning. All this feet all the time on in air. Oli sirgemalt see hoid. No sa tead, et ma mingi akrobaatia kuningas ei ole. Tasakaal, Isa Valdo on tänasel päeval juhuste kokkulangemisel Tallinna Kalevi meeskonna peatreener, kuid sellegi poolest on meestel tööalaselt rollid paigas. Korda mööda? Jaa, one leg, other leg, 16, 8 and 8. Jalg on sirge praegu, Karl. Teine harjutused, et valet harjutust. Vot nii, jah. Sääreliha, säärevenitus. No selles mõttes, et eks reeglina on ikka see, et lapsed näevad nii-öelda poisid näevad oma isa siis iidolina. Aga samas ma tunnen ka, et hingeliselt poolelt see ongi õige mäng minu jaoks, sest et kunagi noorena minu isa ei pushinud mind jubedalt, et ma peaks nüüd korvpalli mängima. Ma ikkagi käisin jalgpallitrennis,
käisin judo-trennis, käisin maletrennis, käisin laulukooris, tegin kõiki selliseid asju ja ikkagi nagu korvpall oli see, et mis ma lõpuks tundsin, et mis andis mulle emotsionaalselt kõige rohkem rahuldust. Sellel ajal, kui Karl otsustas korvpalli kasuks korvpallitrenni minna, siis mina olin sellest korvpallist just välja tulnud ja suhteliselt väsinud. Et ega ma väga teda niimoodi küll ei pushinud või et oleks väga palju korvpalli vaadanud või see, et tal pigem hakkas endal see huvi tekkima. Kui sa tuled väljakule või trenni või mida iganes, siis sa ikkagi vaatad teda kui treenerit, et sa ei pane seda tähele, et ta on isa. Võib-olla ainus asi, mis mind selle puhul häirib, on see, et kui ma mingi hea mängu teen või midagi sellist, et siis kohe kõik saavad, need tegelased, kellele ma ei meeldi, saavad selle kohe välja vabandada sellega, et minu isa on treener. Korvpall on minu lemmiktegevus, et trenni meeldib ka muidugi teha, aga mängupäev on ikkagi selline, et tõmbab ikka iga kord adrenaliini lakke ja minu jaoks ma ei saa kusagilt mujalt seda tunnet, seda eufooriat, mis ma saan korvpallist. Lõpptulemus on siis selline, et Joel Ostrat, kui seda vaatad, siis võid oma hinnangu anda. Kas sobiksin suga õhtusöögile tulema või ei sobiks? Ma serveerin tiramisu ka ära magusaks. Mulle meeldib teha siuksed magusad asjad valmis, et korra päevas on mõnus kohvi kõrvale lõunal võtta. Enne mängu saab natukene suhkrut ja asju. See serveerimine ei ole veel lõppenud. Siia tuleb peale veel šokolaadi riivida, tume šokolaad. Ma ütlen, master chef ma ei ole, aga nii palju niukse vihje ma võin anda, et kui tiramisuud teete, siis ärge seda tumedat šokolaadi või kakaopulbrit kohe peale riivige. Riivige siis, kui serveerite, sest et muidu see läheb liiga kibedaks. Magus nagu Kristo Saage 3. Saali sätib mängumees end 1,5 tundi enne kohtumise algust ning üritab teha kõik, et nii tema ise kui ka kõik meeskonnakaaslased oleks mänguks parimal moel valmis. No mul on jäänud see sisse, et esimese klubiga, kus ma olin Raplas, oli Kuusmaal, oli nõue, et 1,5 tundi varem pead kohal olema, et mul on see rutiin sisse jäänud, et 1,5 tundi varem proovin kohale tulla ja hakkan vaikselt toimetama. Teen kõigepealt kohvi ja siis toimetan vaikselt. Kui on näiteks mingi pisivigastus näiteks vaevamas, et siis võib-olla paned lisarõhku, et see koht soojaks saada, et midagi raskemat vältida. Ja muidu, ma ei tea, natukene jauran kuttidega ja sean enda vaimselt valmis ja annab minna. Klaus, see oli 9. Ain. Kirves. Rosenthal. Maksuuni. Ja Valge. Put your heart in this game. Fight. Push more in defensive rebound. All small. Liigne kirg ja emotsionaalsus on element, mis on seni Karli mänguväljakul pärssinud. Tööd on selle nimel tehtud, kuid omajagu veel ka teha. Tema kõige raskem vastane on ta ise, et kui ta oma tuju ära ei riku ja siis selliste
emotsionaalsete olukordadega tuleb toime, ütleme, siis ma näen, et tal peaks olema tulevikku küll. Eks ta peab ise sellega tööd tegema kahtlemata eelkõige. Et treenerid on kindlasti seda ju kogu aeg rääkinud ja minu arvates on see asi nagu ikkagi paremaks läinud, kui me paar aastat tagasi vaatamegi tagasi, aga kirg on hea asi aga peab suutma natuke kontrollida. Ta on sellega tööd teinud, mulle tundub. Ei, no eks ikka, et selles mõttes, et kui sa oled mängija, sa pead aru saama, et sa tahad nii-öelda anda ennast kõige parema, et nii-öelda tiimi võidule aidata, et võib-olla vahel on, kui keskendud liiga palju kõrvalistele asjadele, mis ei ole sinu võimuses, siis see nagu pärsib tiimi edu, et kindlasti ma tahaks parem selles olla ja ma arvan, et see on nagu aastast aastasse mul vaikselt läheb ka paremaks. Nojah, vaat see ongi üks külg võib-olla, millega tuleb kõvasti vaeva näha, et paraku aeg-ajalt ikkagi lööb see liigne emotsionaalsus välja ja eks see nagu natuke pärsib sooritust temal endal kui ka meeskonnal, aga ma usun, et ta teeb selle nimel tööd kogu aeg. Karl, if you get the ball low post, don't go right away here. Try more. Kuidas sa ütlesid ühe põrgatuse kaupa? 1, 2, dribble. Try to go the middle. You have power to this. On you. Let's go. Eesti rahvusmeeskonda pürgimine on kindlasti üks eesmärkidest, mis ääremängijat iganädalaselt treenima kannustab. Kui see võimalus ühel hetkel tekib, tuleb šanss enda kasuks ära kasutada. Ja me oleme rääkinud, eks me kõik hoiame pöialt, et ta sinna koondisesse jõuaks ja ma arvan, et igal ühel tekib see šanss. Lihtsalt tuleb enda kasuks see kõik pöörata, et tihtipeale on maailm sinu vastu, aga siis tuleb jälle rohkem vaeva näha ja seda parem tunne on, kui sa lõpuks sinna koondisesse jõuad. Et ka juba ta nagu oli ka siin koondise kandidaatide nimekirjas, et järgmine samm nüüd on siis juba platsi peale saada. Siis võimalused peaks kindlasti saama, kas või näha, eks konkurents ongi kõva, aga et kui võimalust ei anta, ega siis ei saagi teada kunagi, et mis mees ta on. Nii-öelda olles Eesti korvpallur, siis see on nagu auasi, et esindada Eesti koondist, et eks see kindlasti on mul nagu üks eesmärkidest ja ma pürgin selle poole, et kui siiamaani pole nii-öelda osutunud valikuks, et see pigem on andnud niisugust lisamotivatsiooni kogu aeg, et millegi kallal siis veel rohkem vaeva näha, et ma seda nii-öelda ma arvan, et see pigem on nagu, ma proovin igast asjast võtta nagu nii-öelda olla positiivselt meelestatud ja võtta parima, et järjekordselt asi, mis ei ole minu nii-öelda kontrolli all otseselt. Kaua näeb 24-aastane Karl-Johan Lips end veel korvpalliväljakutel mehetegusid tegemas ja kas pärast karjääri lõppu ootab isa eeskujul ees treeneramet või tahab mees käia hoopis oma rada? Ei oska öelda, et peab ise, mina ju selles vanuses mina ei kujutanud ette, et ma treeneriks hakkan. Mul olid teised huvid juba ja eks ma selle treenerina tulin ju hiljem jälle tagasi. Kuidas temal see asi läheb? Eks ole näha, teda korvpall huvitab, aga me ei ole sellest nii palju rääkinud, et ma praegu pole nagu aru saanud, et kas teda huvitaks see treeneri amet või mitte. Ma arvan, et ideaalis ma näeksin ennast siukse investor isana, et siis plaan ongi nii-öelda säästa selle korvpallikarjääriga piisavalt raha, et tegeleda, et oleks piisavalt nii-öelda vahendeid pärast korvpallieluga edasiseks eluks ja kindlasti tahakski väga palju tegeleda nii-öelda oma lapse või lastega. Ja kindlasti ei saa välistada ka seda mingit treeneri või manager'i või mingit siukest ametit, sest ma ikkagi näen praegusel hetkel, see võib muidugi muutuda, aga praegusel hetkel ma ikkagi näen,
et korvpalli juures ma püsin kuni lõpuni välja, sest et see mäng ikkagi, see mäng on see, mis mind nii-öelda emotsionaalselt üles kütab ja mõjutab nii positiivselt kui ka negatiivselt, aga positiivsed osad nii-öelda kaaluvad selle negatiivse osa üle. Ma arvan, et kõik, kes siin Eesti korvpalliga kursis on, näevad ka, et ma olen ikkagi selline väga emotsionaalne mängija, et kohati võib-olla isegi liiga emotsionaalne, et ma ütlengi, et noh, minu jaoks korvpall on nagu suur osa minu elust ja need mängud on nagu kõige tähtsamad asjad minu elus, et kui me ikkagi kaotame, siis vahet pole, kas see on hea kaotus või halb kaotus, siis pärast seda on nagu väga raske magama jääda. Et tegelikult ka võitude puhul, et see ongi, kipubki niimoodi olema, et kui kaotad, siis ei saa magada, et ketrad peas läbi kõiki neid olukordi, et oleks siin saanud midagi paremini teha, oleks võib-olla võitnud, eks ju. Ja samas, kui võidad, siis on siukene eufooria ikkagi veel õhtul sees, et ei tule seda väsimust, et jääda magama, et veits võib-olla isegi oled veel ikka mängus sees. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Kes meist ei oleks koduhoovi korvpalliväljakul mänginud 5-, aga kui kõvad viskemehed ikkagi on korvpalli meistriliiga mängumehed ja kes kroonitakse 5- tšempionaadi võitjaks? Oleme valinud 8 mängumeest ja asetanud nad veerandfinaalidesse, kes asuvad võitlema 5- tšempioni tiitlile. Mängureeglid on lihtsad. Mäng kestab seni, kuni üks mängijatest kogub kokku 5-. Võitja liigub edasi järgmisesse ringi, kaotaja jaoks on selleks korraks turniir lõppenud. Lisaks tavapärastele viskepositsioonidele annavad mängule vürtsi Saku viskekohad. Saame näha, kelle närvid paremini vastu peavad. 5- meistrivõistluste 3. veerandfinaalis lähevad omavahel vastamisi Pärnu Sadama moodsas keeles ründav tagamängija Robert Valge, kes siis on 2. asetusega turniiril ja tema vastu outsiderina 7. asetus Tallinna Kalevi poolelt Karl-Johan Lips. Karl, kas nüüd on siis viimane hetk Phoenixil asuda tuhast tõusma? No vaikselt on juba märke ilmutanud Phoenix, et vaikselt hakkab tõusma jah, et eks siin mõne hetke pärast ole näha, et kui kõrgele tiivad viivad. No sa, Robert, oled asetuse mõttes kindel favoriit. Usud, et see ikkagi mängib sinu kasuks välja? Ja kindlasti. Ma ei tea, ma ei ole veel seda Phoenixit nagu näinud ja neid tiibasid ka nagu vähe ikkagi. No küll sa paari päeva pärast juba näed, kui me seal veerandfinaalis kohtume. Protsendid, Karl, sul vaatasin järgi üllatavalt kobedad sel hooajal 254, 342, vabaviskad 83. Ei ole vist väga vahet, kus see pall teele lasta? Ega väga ei ole jah, aga praegu võitudeks ei ole veel piisanud, et eks tuleb need protsendid veel kõrgemaks natuke ajada. No Robert, kas annad siit Lipsule hooaja 5. võidu või jääb ikkagi 4 peale? Jääb kindlasti 4 peale. No saame näha, kes keda turniiri 3. veerandfinaalpaaris. 1, 2, 3, apsti. Vaatame, kus me selle esimese teeme siis. Sa oled kohe kasti järgi või? Ei. Oma kohast ikka, sa ainult siia kõrlidki kõedi katsete pealt. Teiselt poolt ka või? Kuule, pane mõni 3 ka nüüd. Ei, ma vaikse edu teen sisse siis. Lay-upid on keelatud. Ei ole midagi keelatud.
Ei veel, ei saa kasti. See hulla. No nüüd ma vähemalt tean, et sa tahad paremalt poolt väljakut visata. No. Rohkem sa ei pane, Mänguks mingi scouting olema. Ei ole, rohkem sa ei pane. Nägid. Ma nüüd ei tea, kas see nüüd päris selle pealt oli, kui sa siit viskad nagu. Aga no loeme. Viska nüüd selle märgi pealt. Okei. Kolm-null. Ei ole. Oi, oli. Mis sünnipäev sul on nüüd? Eksid ka mõnel viskel? Mis asja? Mis sünnipäev sul on? Tavaline päev. Neli või? 4-0. 4. Siit on õige aeg hakata tagasi tulema. Lõpetame ära. Pani ka märgi pealt või? Muidugi. Ma ei tea, tundus nagu lähemalt. Sina viskad lähemalt. Ai! Nojah, palju õnne. Aitäh. Kolmandas veerandfinaalis võtab kindla võidu kuivalt skooriga 5-0 Robert Valge. No Robert, kas võib öelda, et lihtne jalutus kõik pargis? Hetkel küll jah, väga tuliseks ei läinud, et sain kohe enesekindluse sisse oma keskpositsioonidega ja ta üritas seal mingeid üle laua viskeid teha, mis nagu ilmselgelt ei ole tema nagu leib, et ma ei tea, miks ta seda tegi. Oleks võinud neid lay-up'e panna, nagu ta proovis neid ka. Ma oleks lõpuks võib-olla ühe mööda pannud. No Karl, kuidas siis täna ikkagi nii kindel allajäämine Robertile? Ei no kõik on selles mõttes planeeritud, et õige play-off seeria on tulemas, et siin ei saa näidata õigeid viskeid vastasele. Et ma jätsin ikkagi viskevibu nagu õigeteks mängudeks. Igatahes lips väljas, Valge jätkab võitlust tiitli nimel. Kes astub talle vastu juba poolfinaalis, seda näeme järgmises lahingus. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee